võiks osteopaatiat õppima hakata siis või selleks üldse saada? Kas seal on ka mingid eeldused, tingimused, et pool naljaga ütles, et see ei pea olema esoteerika perekonda sündinud Venemaa nõid, vaid aga võib-olla mingi, kas sul võiks kas on kellegi, kes tuleb sellega paremini toime, kas te näete midagi sellest, et kellegi on loomuomane anne midagi paremini teha, või omandab ta seda õpet kiiremini või on tal endal lauale tuua midagi sinna juurde, mis teil juba loomuomaselt kaasa antud, mis väga hästi toetab näiteks, võib-olla see tekib aja jooksul, aga kes võiks sellele teekonnale asuda? Milline inimtüüp või on see mees, naine üldiselt või on see kindlasti vanuses või ma ei tea, õpetan gümnaasiumi ära ja tulen kohe osteopaati õppima? Võib, ka nii on meil. Meil on 2 õpilast sellist, kes on peale gümnaasiumi tulnud. Või olen see, et lähen pensionile ja mõtlen, et nüüd tahaks tegelikult... Ja selliseid on ka. 2 sellist on ka. Kõige vanem on 72 täna. Jah. Ma arvan, kui küsida kellele, siis sellele, kellel on huvi inimese arengu, inimese olemuse, inimese isiksuse kujunemise, kellel on inimese vastu huvi. Ma siin ei välistaks ka iseenda vastu, et kellel on võib-olla huvi iseennast rohkem tundma õppida, siis igal juhul see on see külg, et mis võib-olla oleks. Ja üks eeldusi, et sa julgeks inimest puutuda. Et puudutus oleks okei, et sa ise puudutad ja et sind puudutatakse. See on eeldus. Paljalt teooriaga kuskile eriti jõua. Kas endale saab ka osteopaatiat osutada? Et kui mul ei ole nüüd seda altruistlikku ema Teresa huvi, ma tahan hullult teisi nüüd tervendada, vaid äkki oma püüdlik tahan ainult endaga tegeleda. Selle kohta on üks kaasaja kuulus osteopaat Barall öelnud, et see on nagu iseendast oma kummimustriga ülesõitmine. Selle üks eeldusi on, kui sa oskad lõdvestuda ja pingutada korraga. Sest raviprotsessis on eelduseks, et sa lõdvestud, avaned. Kui sa endale seda teed, siis sa pead pingutama ja lõdvestuma korraga. Kui sellega sul hästi läheb, siis on okei. Kui suudad 2 vastuolulist asja korraga tööle panna, siis saab. Siis on kõik okei. Pigem tundub, et see enamik oleks keeruline. Okei. Aga ma ei ütle ei selle kohta. Okei. Kas mul on õigesti meeles, et esimesed 3 registreerunut osteopaadi tehnikate kursusele saavad tasuta õpetaja vastuvõttu ka? Ei tasuta õpetaja, saa vastuvõttu saavad. Tasuta õpetaja vastuvõttu? Õpetaja vastuvõttu. Just, tasuta õpetaja vastuvõttu. Jah. Mitu inimest? Esimesed 3. Just, kordame üle. Esimesed 3 registreerunut osteopaat.ee lehelt, kes võtavad endale siis osteopaadi tehnikate kursuse, saavad tasuta õpetaja vastuvõttu. Täpselt. Kes see mees, kes tagasi naise naba niimoodi öeldakse. Juba surne lausa, aga kiirematel on siis see võimalus, palun minge vaadake ja kui te leiate rohkem kui ühe endale, mida sealt kaasa haarata, siis rakenduvad ka mingisugused special soodustused. Teid koheldakse väga eriliselt ostukorvis ja siis pärast ka siin. Aga ja koheldakse igal juhul eriliselt ka siin ühe ostukorral, aga siis topelt puhul on eriti oluliselt. Aga teeme väikse pausi ja siis jätkame. Nii, aga võtame siit, lähme siis sinna teise segmendi juurde. See teine segment ehk siis enam mitte tarbija, vaid siis tarbijale andja. Et kui keegi, kes meid täna siin kuulanud on selle tunni jooksul ja mõtleb selle peale, et okei, aga kõik on põnev ja kihvt, aga ma tegelikult tahaks ise ka õppida ja ennast harida ja natuke targemaks saada selles vallas ka, et kuidas minust võiks saada osteopaat ja minu pilt võiks olla siis osteopaat.ee leheküljel tulevikus millalgi äkki. Siis nüüd me räägime korraga selle nurga alt ja see ei tähenda seda, et siis inimene, kes ei taha siia õppima hakata, see võiks nüüd kinni panna, et ära palun kinni pane. Hari ennast natukene ikka ja avard enda maailmavaadet. Aga võtaks see sama nurga, enne kui lähme nagu päris nendesse erinevatesse kursustesse sisse, eks ole, kellele mida ja mismoodi, aga just see pool, mille natuke saate alguses puutusime ka, kui rääkisime Eestist, Euroopast ja Venemaast. Võtame teise nurga alt selle, et mis on need suurimad väljakutsed ja võimalused osteopaatide jaoks täna Eestis, et miks võib-olla üldse kaaluda siin teie juures seda õpingut või me täna ei taha siin teist kedagi promada otseselt, aga teist keskust aga jällegi, miks teie juurde nagu tulla? Miks on just praegu see kõige õigem hetk võib-olla sellele mõelda?
no hetk on alati õige siis, kui tekib soov ja tahe, aga no kui tulla nüüd selle juurde, sinu küsimuse juures, et millised on praegu väljakutsed, noh, sa juba natuke vastasid ka, et tegelikult me teadlikkust osteopaatiast on Eesti ühiskonnas nagu väga madal veel. Et noh, päris täpselt ikka aru ei saa, et no mis see osteopaatia on ja kas see on siis niimoodi, et pannakse käed peale ja opstigi Venemaa nõia järeltulija on sul seal kabinetis, kes sind vastu võtab, et aga tegelikult see nii ei ole ja kõik on õpitav. Aga ütleme, kui tõesti, kes võib-olla isegi ei tea, et noh, kas see on tema teema või ei ole, siis täna me akadeemias oleme teinud 2 sellist õppeprogrammi, mis ei ole nüüd osteopaadi baasõpe, vaid siis on just nimelt, mis toetavad siis seda teekonda alustuseks. Ehk siis üks programm on, kus me õpetame siis osteopaadi tehnikaid, mis on siis suunatud pigem inimestele, kellel on juba selline lähedasem suhe tervishoiuga ja erinevate teraapiatega ja kes juba on proovinud kätt võib-olla erinevates valdkondades, isegi kui ta on kodus oma lapsele pai teinud on ju, ja ta tahab täpsemalt teada siis millisel tasandil ta pai tegi siis, ja kuidas võib-olla milliseid tehnikaid kasutada, siis igal juhul on see programm mõeldud just sellistele nendele inimestele ja mis aitab siis võib-olla paremini tuttavaks saada osteopaatia tehnikatega ja üldse osteopaatiaga. Ja teine programm on siis, noh, me nimetasime seda, et see on aeg iseendale, sotsiaalne spa, kus me siis räägime põhjalikumalt, mis on osteopaatia, pigem mitte nii palju keskendatud tehnikale, kui siis just selle osteopaatia olemusele ja kuidas osteopaat vaatab siis maailma, erinevad vaatenurgad, erinevad suhted, erinevad nagu loengud, kus siis tegelikult tehaksegi nii psüühiline vaatenurk, nii kehaline vaatenurk, nii instinktiivse keha vaatenurk, ehk siis tunnetuslik vaatenurk osteopaatiale. Et need on sellised sissejuhatavad kursused, ma ütleks. Aga samas ka see võib olla inimese jaoks täiesti piisav. Et sealt ta saab kõik oma teadmised kätte, aga kui tekib tõesti, ütleme selline sisemine tunne, et vot ma soovin saada päriselt nagu selle osteopaadi pädevuse. Siis on meil see baashariduse kursus, mida me siis nagu nii see jooksvalt taustal niimoodi käib. See õpe on nagu hästi individuaalne, sest grupid on väikesed. Et õpetaja maksimum on 20, aga täna me oleme ikkagi seal alla 10 on grupid, alla 10 inimese. Kus siis tegelikult väga personaalselt õpetatakse sulle siis kõik need tehnikad selgeks, kõik see filosoofia, kõik pannakse nagu siis ühte keskkonda. Kas gruppe on paralleelselt palju või on see, et üks hakkab siis ühele keskendatakse ja mingi aega avanevad uued kohad või? Jah, gruppe tegelikult on niimoodi, et me täna isegi plaanime, nüüd meil avanes siin üks grupp suvel, aga nüüd plaanime veebruaris ka avada veel ühe grupi. Baasõppeks. Me räägime siin baasõppest praegult. Aga ütleme nüüd need toetavad programmid, nüüd siis osteopaati tehnikate programm avaneb 19. november ja siis see sotsiaalne spa või ütleme siis TO osteopaadi nullkursus, selle me plaanime avada järgmise aasta alguses. Aga need toetavad kursused või täiendkursused nii-öelda on, kas seal on mingi eeldus ja mul peab baas all olema või ei ole vahe, kummas järjekord midagi hakkam vaatama? Me ei ole mingit need on täiesti avatud kõigile, nagu ma ütlesin, et seal ei ole eelistusi. Jah, tegemist on õppega, tegemist on õpiväljunditega, kõik need õpiväljundid asjad on kodulehel olemas, et sealt saab endale siis teha selgeks, et mida siis see õpe endaga siis kaasa toob. Millised pädevused, millised oskused, millised teadmised, mis ma endale siis lõpuks sealt saan. Et seal nagu on kõik need asjad olemas. Et need on nii nagu koolitusasutus seadus ette näeb, et nii on ka seal tehtud. Kui me räägime sellest baaskursusest, siis kaua see kestab?
Baaskursus kestab 3 aastat. Et seal on siis 36 moodulit, õpe toimub iga kuu, ühes kuus on 5 õppepäeva. Püüame nii, et need 5 õppepäeva oleks siis järjestikku, sest et siis inimene saaks tõesti selle 5 päeva jooksul keskenduda ja saada siis maksimumi sellest nendest kõigist seodest, et ta on selles ühises väljas, kus siis antakse talle maksimum. Ja siis ta saab seda kõike praktiseerida, seda natuke seedida ja järgmisel kuul siis uuesti tulla. See on nagu baasõppe selline standard, kus me siis jagame täpselt sellist standardiga reguleeritud õppeprogrammi ja mille tulemusega siis antakse õpilasel diplom, tunnistus. Ja kui ta on siis praktiseerinud 1 aasta osteopaatiat, siis mittetulundusühing Balti Osteopaatide Assotsiatsioon väljastab litsentsi. Et ja tegemist on pädeva osteopaadiga, kes siis on valmis või kellel on valmidus või pädevus praktiseerida osteopaatiat Euroopa Liidus. Sest tegelikult siis osteopaate ühendav assotsiatsioon on Osteopaati Europe assotsiatsiooni liige, kes on siis katusorganisatsioon, mis ühendab kõiki Euroopa Liidus praktiseerivaid osteopaate ja siis erinevate riikide osteopaate. Okei. Aga tuleme siis nüüd sellest baaskursusest ja täiendkursusest, kui ma saan aru, et see sama kursus, mida me siin mainisime, et esimesed 3 registreerunud osteopaadi tehnikate kursusele saavad tasuta õpetaja vastuvõttu. Tasuta õpetaja vastuvõttu. Ja õpetaja, just nimelt õpetaja. Te ei pea õpilase juurde minema. Te saate minna meistri juurde. Ja, mentor, me nimetame mentoriks. Biodekateerimisest ka ei oota haiguste koodid või? Sümptomid. No tegelikult on jah, et see praegult me siis teeme sooduspakkumise just sellele nii-öelda sissejuhatavale kursusele, et inimesed saaksid aimu, et nad julgeksid ja see innustaks neid nagu tulema ja natukene saama maitset. Ja ütleme, et lisaks siis sellele osteopaatia teemalistele kursustele on meil käimas siis biodekateerimise kursus, mis oma olemuselt on siis sümptomite, koodide ja põhjuste õpetamise kursus. Mis see tähendab nüüd? Nüüd tuleme selle juurde kood. Kuidas te sõnastate koodi, sest et jälle see on... No see on ja täpselt. Võib-olla nii voodoo kui ka selline, et ma saan nagu millest räägite, et mis see kood on, mis see tähendab? Tegelikult on jah, see sõna ühend on natukene võib-olla nii-öelda kuidagi inimese kauge. Aga siin taustal on tegelikult, mis töötab, on bioloogiline loogika. Ehk siis kõik, mis meie ümber toimub tänu bioloogilisele loogikale. Ehk siis me pärineme ju tegelikult siin maal, me kõnnime juba mitte 100 aastaid, vaid 1000 aastaid on ju. Ja selle maa peal kõndimisega on meil omad bioloogilised sellised uskumused, oma kehalised, instinktiivsed käitumismustrid. Parameetrid, mis jooksevad automaatselt sisse. Sootavad automaatselt sisse ja siis nii-öelda biodekodeerimise kursus aitab neid seoseid välja tuua juhindudes sümptomitest. Ehk siis kui sul on Ragnar võib-olla oskab siin paremini seletada lahti, et kui sul on põiepidamatus siis, või siis on mingi probleem, siis on sul probleemid piiridega. Ehk siis sa pead vaatama, mis ümber toimub ja kus sa oled nüüd psühhiliselt ennast lukku pannud. Või kui sul on allergiat, siis millele see viitab, et kui sul on sügelus, siis see jaotub ka 3, et kui sa sügad ja kas sul on hea olla, siis kas sa sügad ja sa ei saa ennem lõpetada, kui on veri väljas. See tähendab, et agressioon on seal all või ta lihtsalt sügeleb ja sa ei märka, et sa üldse sügad. Et nendel kõigil on erinevad koodid ja nendele ma ka kunagi kohtusin inimestega, kes said öelda, et sul on see haigus ja teine haigus, aga see biodekadeerimine ja see, mida õpetab Sophie Farafel meile, ta õpetab neil lahendama. Tal on oma algoritmid,
no eesti keelde me tõlgime neid ka protokollideks, mismoodi välja tulla sellest uskumusest, mis tekitab sulle allergiat. Näiteks. Lapsepõlves on olnud hästi traumaatiline sündmus ja sinu bioloogia, sinu olemus on selle sündmusega seoses tekitanud endas mingisuguse bioloogilise takistuse. Ja siis sa käid sellega, sul on allergiat, sul on, see allergia kordub, kui mingi selline sarnane situatsioon elus on. Ja siis see kordub. Ja siis, kui sa oled 50+, on ju, sa vaatad, et sa ei suuda enam sellega kuidagi hakkama saada, et sa tahad sellele leevendust, siis selline biodekodeerimise nii-öelda protokollid, need aitavad siis sul liikuda sinna lapsepõlve ja selle leida üles selle sama koha, kus see juhtus. Sest tegelikult me mäletame kõik. See, et me praegu, kui ma küsin su käest, et mida sa tegid 5-aastasena 5. oktoobril, on ju, noh, siis tõenäoliselt ei mäleta. Jah, tõenäoliselt ei mäleta. Aga see on siis tänu nendele emotsioonidele, mis selle traumaatilise sündmusega on seotud, tänu nendele emotsioonidele sa suudad liikuda sinna punkti ja selle ära lahendada. Ja see sündmus kordub ehk allergia, sellepärast, et keha otsib lahendust. See, millest Ragnar ennem rääkis, et kui on šokk, on, siis sinu vastased kogu aeg püüavad selle lahendust leida. Hästi sarnane neuroplastikale, kuna ma just vahetult seda teemat siin lugesin, uurisin ja kuulasin ja sel teemal vestlesin, siis natuke teise sõnastusega, aga põhimõtteliselt neuroplastika räägib sama asja, et kui toimub mingi tugev emotsionaalne laeng mingi situatsiooni kogemusega, trauma, mitte trauma, et siis hakkab aju lihtsalt meid ennast kaitsma ja sümptomid on ühed viisid, mis näitavad, kuidas keha meid kaitseb ennast mingi olukorra eest või siis taaskordamise eest või läbielamise eest. No sümptomid annavad sulle vihjeid, et see olukord ei ole sulle okei. See olukord on sulle, see tekitab sus ebamugavust, on ju, su keha ei suutnud leida lahendust, sellepärast, et sa nagu oled psüühiliselt pannud selle kuskile lukku ja nüüd need sümptomid otsivad siis sinna, sümptomid on nagu sulle a la punane lambike, on ju, et kuule, tegele nüüd, ma ei saa, keha ei saa ise hakkama, et kuule, sa pead nüüd tulema mulle appi. See dekodeerimise kursus või tehnika tundub olevat vägagi selline nüüd siis pigem ka enda peal nagu katsetatav või nagu rakendatav. Oluliselt lihtsam kui siis teise peal. Oluliselt lihtsam. Selle puhul saad tõesti ennast ise aidata. Väga paljudes momentides. No näed, me jõudsimegi sellesse kohta, miks ei tasu ära minna saate kuulamisest. Ja enesearengu kohta. Enesearengu kohta need, kes on enesearengu fanatid ja tahavad sinna panustada ja me kõik panustame sellesse enesearengusse kogu aeg, tahame või mitte. Et siis nüüd on võimalus sul minna ja vaadata seda kursust enne ja meil on eraldi pakkumine ka sellele. Et 3 esimesele registreerujale biodekodeerimise kursusele antakse soodustus 30 € ühe mooduli kohta. Ja selleks, et seda saada, kasutades koodi või parooli või sõna kala. Jah, nii ongi. Nii lihtne ongi see. Aga tuleme sellest tagasi nüüd siia. Ma korraks veel vaadust, ma natuke segan sind, et see biodekodeerimise kursus on siis 3 aastat. Ja see periood on, ütleme siis, see ei ole lühike kursus. Et esimene aasta siis koosneb 6 moodulist. Teisel aastal on, 7. Jah, 7 moodulit ja 3. aastal on siis nagu spetsialiseerumine. Et millisesse valdkonda siis keegi tahab süvitsi minna, et nüüd saakski päris siis terapeudiks. Mis mõttes valdkonda? Seal on liikumisaparaadiga sisehaigused, lastehaigused ja erinevad valdkonnad. Võib kõike võtta, võib ühekaupa võtta ja ongi, et 2 esimest aastat võib lihtsalt mooduli kaupa ka külastada, et praegu on olnud 2 moodulit, aga võib liituda igal ajal ja neid ka järgi võtta. Et see võimalus on ka. Järgi saab võtta Zoomi kaudu Sofiga. Kursused on eesti keeles,
õpetab küll prantslanna, aga kõik tõlgitakse ja materjalid tõlgitakse eesti keelde. Iga mooduli ajal saate töövihiku, mis on päris paks, nii umbes 70 lehekülge. Tundub päris põhjalik ettevõtmine ja see mõttes ikkagi vastutuse võtmine ka, et kui ma ikkagi teekonna asun, siis oleks mõistlik ikkagi arvestada, ma panustan ka siia. Seal on nagu erinevad tasemed on, et kui sa esimese aasta käid, siis sa kujuned sellises konsultandiks on ja siis kui sa oled 2 aastat käinud, siis sa suudad juba midagi enamat on ju. Et seal antakse erinevad tööriistad ja see on nagu selline, ta ei ole, ütleme, sulle ei tule siis pead 3 aastat käima, et sa midagi nüüd endale lõplikult nagu mingi pädevuse saaksid, vaid sul ongi erinevad, teinekord piisab, kui sa omandad endale sellised baasteadmised, käid selle esimeste läbi, omandad sealt enesearenguks on täiesti okei. Ei kohusta keegi sind lõpuni käima, et kõik, mis huvitab. Jah, see peodekodeerimine on tõesti nagu selline võib-olla rohkem, nii nagu meie need, ütleme, sissejuhatavad kursused, et on võimalus käia mooduli kaupa ja lihtsalt saada nagu sellist maitset ja teemat. Ja samas, kes soovib päris süvitsi minna, siis on võimalus ka süvitsi. Ehk siis veel kord tuletan meelde, et Kood Kala annab sulle võimaluse siis saada ühe mooduli kohta 30 € soodustust ja see pakkumine kehtib siis tegelikult ainult 3 esimesele registreerujale, kes võtavad osa siis biodekodeerimise kursusest. Me mainisime enne ka osteopaadi tehnikate kursust. Jah, läheks korra siia ka sisse sellesse, et mis võimalus seal on, mis tehnikat seal õpetatakse, mida nad õpivad seal. Meil on nüüd kaetud praegu siis dekodeerimine, baaskursus, nüüd on tehnikate kursus. Et mida seal siis tehakse teistmoodi? Mis tehnikatest me räägime? Osteopaatilistest tehnikatest, lühikese ja pika hoova tehnikatest sidekoele ja siseorganitele õpitakse ainult tehnikaid. See kestab ka vähem, ma eeldan, ajaliselt. Jaa, et see konkreetne kursus on siis... Tegelikult on 24 moodulit, 2 aastat, iga kuu 2 päeva. Tavaliselt need 2 päeva on siis laupäevad, pühapäevad. Ja see on full päevad praktikat. Kella 9-st kella 5-ni. Kella 4-ni eksin ja lõunan 12-1-ni. Aga praktiseeritakse üksteise kursuste kaaslaste peal või tuuakse nii-öelda need katseenesed patsiendid siia ruumi ja siis hakatakse vaatama? Seekord ainult kursusel oma vahel. Ja seal ei ole praktika kohustust, igaüks leiab enda praktika kehad, kui ta seda tahab või oma perekonna peal või sugulaste peal. Jah, see sai mõttega tehagi, et oleks nädalavahetus, et inimestel oleks võimalus siis tulla lihtsamalt, et ta ei pea siis oma töörutiini murdma ja lihtsalt tulla nädalavahetusel ja vaadata, mis me siin teeme ja natukene süveneda siis mingisse konkreetsesse tehnikagruppi, et need kõik loengud on siis ära grupeeritud, see õppekava on siis kodulehel nähtaval, millisel päeval milliseid tehnikaid õpetatakse. Ja seal on võimalus võtta ka mooduli kaupa, sa ei pea tervet aastat käima, kui sul on mingil kuul mingid 2 päeva, mis huvi pakuvad, võib külastada ainult seda moodulit. Kas te ise olete ka mingi mooduli õpetajad? Jah, mina küll. Sellel praktikate 3 moodulil olen mina õpetaja. Mina ei ole osteopaat. Veel? No ma arvan, et ma toetan teistmoodi, et ma toetan õpetajaid ja kuidas siis erinevaid metodoloogiaid välja töötada ja kuidas õpetada ja omal istuda juurde. Aga ma osalen biodekodeerimise kursusel. Et see on... Me mõlemad osaleme seal, et see on... Ma küll olen läbi vene keele lõpetanud juba selle Christian Fleshi kooli, aga nüüd tuuakse see eesti keelde ja pisut uuendatuna ja minu jaoks on põnev. Me osaleme mõlemad. Okei. On veel mingid kursused, mida me võib-olla siin ei ole käsitlenud või mida ma pole osanud küsida või millele tahaksite, või võimalused, millele tahaksite rõhku asetada? On lühikursused, mida õpetajad teevad siis kas mõnel nädalavahetusele päeval või siis kolmapäevad, neljapäeva õhtud, et kõik info
olemas kodulehel ja me ootame kindlasti, et inimesed kirjutaksid, millistel teemadel tahavad kuulata. Jah, pigem ongi, teinekord me oleme nagu kimbatuses ja oleme nüüd teinud neid programme valmis, sellist üldist pilti andmaks, aga kindlasti on inimestel ja kuulajatel endal mingid sellised valupunktid võib-olla isegi võib öelda, et mida nagu sooviks siis mõista või tunnetada ja kuidas neid valupunkte lahendada, siis Osteopaatia Akadeemia valmis selliseid lühikoorsuseid kokku panema. Et kindlasti täna ma siin veel ütleks, et me teeme, täna Marika teeb meil anatoomia kursust, ehk siis õpetab anatoomiat viisil, kuidas siis Osteopaatia Akadeemias anatoomiat õpetatakse, et erinevad seosed veel ja et see ehk siis funktsionaalset anatoomiat ja elusat anatoomiat, et see ei ole põhine sellele, et inimene on selline, nagu anatoomia raamatus pilt on. Üldiselt ei ole inimene selline. Igal ühel on oma kõrvalekalded ja kuidas me sellest aru saame, siis Marika pani kokku osteopaatilise anatoomia kursuse. Sinna võib ka liituda moodulite kaupa, võtta mingit kindlat osa, et see on ka kodulehel väljas. Et kõik ei ole Kennid ja Barbid, on ju? Veel. ei tulekuga ei imestada, varsti on. Aga täitsa random küsimus, eks ole, kuidas on osteopaatia puhul või teil siin kliinikus akadeemias võimalik näiteks abi saada suhete, ma ei tea, seksuaalsuse, intiimsuse, võib-olla sellistel teemadel või see on täiesti välistatud valdkondadest, sest seal ei ole võimalik neid seoseid niimoodi luua. Sest seal on tihtipeale, seal võib olla ka mingi trauma loomulikult, kui on kedagi äkki vägistatud naisterahvast või mehel on, meest vägistatakse tõenäoliselt vähem kui naisi, aga päris nii lihtne see ei ole, tegelikult vägistatakse ja meil käivad ka vastuvõtul sellised meesterahvad, et on nende jaoks ka täiesti olemas, et vastuvõtud teemad ja saab ka abi. Ma reklaamiks Karl Torikot, kes käib, ta on prantslane, aga ta elab Hispaanias, ta käib meid korguus nii õpetamas kui vastuvõtte tegemas. Seksuaalsus, viljatus, menstruatsioonivalud, kõik see ta on ideaalne osteopaat selle koha peal ja ta õpetab ka seda teemat meil koolis. Okei. Ehk siis teeme veel kord kiire meeldetuletuse. Meil on loosimised 2 erinevas kanalis, YouTube, Facebook, kirjeldused, kuidas osaleda loosimises ja mida sa saad võita. On sulle tegelikult antud ette siis mõlema loosimise juures. Otsi lihtsalt üles Kris Kala podcasti kanalid. Siis ühtlasi tuletame meelde, et kui sa võtad endale rohkem kui ühe mooduli, siis õppemaksu tasumisel rakendub soodustus. Ja siis samuti on esimesed 3 registreerunut, saavad endale osteopaadi tehnika kursuse kõrvale siis või lisaks sellele saavad tasuta õpetaja vastuvõttu. Ja siis samuti on meil 3 esimesele registreerujale biodekodeerimise kursus. Ja selleks on siis 30 € soodustus ühe mooduli kohta ja kasutame koodi KALA. Osteopaat.ee hüppaga rolli. Okei, aga tuleme räägime korraga sellest, et mul on küsimus keha ja psühholoogia kohta, me sellest kui rääkisime, aga kas te tahate seda kuidagi täiendada oma poolt ka veel, mis see seos on või mingit asja see veel midagi väga paika pidavat öelda või mõtlema panevat öelda või raputavat öelda, et mis on keha ja psühholoogia seos? See on ju täiesti seotud selles mõttes, et kui me psühholoogiliselt asume halvas kohas, siis kehal on ka halb olla. Ja me oleme traumadele vastuvõtlikud, me oleme haigustele, infektsioonidele vastuvõtlikud. Selles sügav seos seisnebki, et kui me psühholoogiliselt oleme heas kohas, siis immuunsus on päris tugev ja me oleme endas ja tähelepanelikud. Me ei kuku, me ei satu õnnetustesse. See on siuke üldine vaade. Aga mõjutus on pigem psühholoogilt kehale, mitte kehalt psühholoogile?
mõlemat pidi. No kui on ikka närvis oled ja silmi eest must on ja punase vooriga üle tee lähed, noh, et siis tulemus võib olla väga fataalne. Siis tule osteopaati kliinikusse osteotele. Ja kui sul ikkagi kogu aeg keha valutab, siis sa ei saa olla psühholoogiliselt heas kohas, et jah, seda küll. sa ajab ju närvi tegelikult ja noh, sa oled ärritunud. Meil on pandud eraldi märge, et Erki, sa oled psühholoogia džungli armastaja, isegi sina. Et räägi natukene võib-olla, miks selline ka sõnakasutus ja mida sa pead silmas selle armastuse džungli vastu ja kuidas ta siis osteopaatiaga omakorda kokku nii-öelda voolab või kas ta üldse voolab? No, džungel kindlasti sellepärast, et mul on metsamehe haridus on ju. Et ja noh, džungeliga võib olla sellepärast, et kunagi Ülo Vooglaid, keda ma pean üheks ma ütleks isegi, et peamiseks õpetajaks võib-olla ema ja isa järel. Et on ju öelnud, et elu on nagu džungel, millest igaüks peab läbi raiuma. Et võib-olla need metafoorid on nagu kandnud selleni, selle formuleeringu vastu. Ja aga miks ma seda pean enda jaoks huvitavaks, et see aitab nagu kuidagi iseendaga kokku saada. Noh, nii nagu ma enne ütlesin, et kui ma lähen hommikul ujuma, et kas ma lähen ennast karastama või ma lähen tõesti sinna tunnetama, et mida siis mu keha tunneb, on ju. Ja noh, lõpuks on ju see, et nii nagu sa selle mõtestad enda jaoks, nii see ka tuleb. Et need asjad on nagu väga endaga teisega seotud ja no keha ja psüühika on omavahel nii palju seotud, et seda oleme täna siin rääkinud väga erinevas võtmes, et ja taustaks on siis osteopaatia, kes vaatab kui tervikut, on ju, et selles osas on nad kindlasti seotud. Et jah, ja no sel teemal võib lõpmatuseni muidugi rääkida, aga siin see enda tervis ja iseendaga hakkama saamine ikkagi algab ikkagi sellest psühholoogiast ja psüühikast, et kui sa seal džunglis oled ikka ära eksinud, et noh, mis sind aitab, et peategeteerimisõpetaja Sofi nagu minu jaoks andis hästi hea sellise formuleeringu, et mis see psüühika struktuur on ju, mille najal see psüühika siis nagu püsib, et noh, seda on nii palju raamatuid ja nii palju lähenemisi ja struktuuriks on ju isiklikud väärtused, midagi enamat. Et kui sul on need väärtused paigas ja kui sa siis toidad neid, ütleme, et noh, millist hunti toidad, et see siis kasvab, ja kui need väärtused on paigas, siis ka psüühika on paigas, et siis sa suudad õigel hetkel teha oma valiku ja siis liikuda selles suunas või siis elus hoida seda ja siis su keha on terve ja ma ka nagu ei kurda oma kehaliste haiguste pärast, et jah, et nii see on, et noh, teinekord on lihtsalt see, et inimesed, nagu sa ütlesid, on laisad, et eks see laiskuse seeme on selline huvitav seeme, et noh, kui ma enda sees olen nagu mõelnud, et kuidagi vaat ikka enda sees arutad asju ja mõtled, noh, miks see laiskus on, et kui ma varem mõtlesin, et laiskus või afišeerisin, et laiskus on nagu edasiviiv jõud, siis täna ma nagu natuke oma meelt muutnud, et ma ütleks, et laiskuse seeme on nagu sellise ühe ilusa lille seeme, on ju. Aga sellele ilusal lillele on nagu, noh, mis võiks olla selle lille nimi? Ja kuna ma ütlen, et see on nii subjektiivne, on ju, ma ei oska. Et noh, et natukene inimestes väljakutseid, et muidugi nimetaks seda lille prostitutsiooniks. Noh, et see on sama, et millist hunti toidad, on ju. Et kui sa mitut hunti toidad, siis ükski hunt ei kasva, on ju. Et aga kui sa nagu saad sellest laiskusest mitte, noh, ta ei ole nagu edasiviiv jõud, vaid pigem, noh, et saad nagu võitu ja suudad siis seda jääda nagu selle hundi toitjaks, siis sul see hunt kasvab ja sa oled ise terve ja tugev, et noh, siin on nagu sellised, noh, mõtted.